kes esimese nööbi valesti paneb, see ei saa ka järgmisi õigesti nööpida. See on Goethe sentents, esimese nööbi seadus. Kui esimene nööp on valesti nööbitud, siis ei ole võimalik ka järgmisi nööpe õigesti panna. Ja nii on minu arvates Eesti riigiga läinud. Siis kui suurte lootustega riiki loodi, nööbiti esimene nööp valesti. Neoliberalism, oma majandusest loobumine, inimeste jagamine vastandatavasse kihtidesse oli ju esimese niinimetatud põhiseadusliku valitsuse platvormiks oli ju toetumine väliseestlastele ja endistele omanikele. See tähendab, et loodi kohe vastatus. Ühed on rohkem inimesed, ühed on need, kes siin pole olnud, on rohkem eestlased kui need, kes siin on Eesti riiki, eesti keelt ja kultuuri ja rahvast alles hoidnud. Kui see esimene nööp on valesti, siis lähevad järgmised ka valesti. Praegu lugesin, no kuidas see oligi. Üks Eesti pensionifond on laenanud 100 miljonit eurot Luksemburgi metsafirmale, mis selle 100 miljoni Eesti pensionäride või tulevaste pensionäride rahaga ostab Eestis kokku üle 200 ruutkilomeetri metsa. Me müüme oma raha, me müüme oma maad meie oma raha eest. See on sama poliitika, kui sellele pankrotis olnud Ameerika pisifirmale taheti Eesti Energiat ja elektrijaamu maha müüa. Siis oli valmis Eesti riik garanteerima selle pisifirma pangalaenud Eesti põlevkivivarudega. Me oleme valmis iseennast maha müüma meie enda raha eest. Kui niisuguseid nööbi asendusi ei muudeta, siis on restarti väga raske teha. Aga ma ei kujuta ka praegu ette, kuidas neid saab muuta. Teie teha on see. Aitäh!